Tere! Olen Jörgen ja tahes-tahtmata jääb meil jõuludest ja pühade ajast piparkooke üle, et mis nendega teha siis. Esimene soovitus, et ära osta nii palju ja ära tee nii palju, et nad sul seisma jääksid. Aga kui sul tõesti on juba nii, et sul on 3-4 eri sorti ja sul on kauss neid täis, et mis nendega edasi teha, siis täna pakun nii-öelda lahenduseks selle, et proovime teha siis küpsise torti, aga siis juba piparkookidest. Piparkoogi küpsise tordi jaoks siis võib tegelikult lasta fantaasia lendu, kes on harjunud tegema kohupiimaga, kes hapukoorega, kes tahab sinna banaani vahele panna või marju või mussustromoosi, see on kõik on nii-öelda vabalt valida. Mina täna kasutan vaniljekohupiima ja granaatõuna. Alustangi sellest, et siis puhastame granaatõuna. Et hästi lihtne viis on lõikate pooleks, siis väiksed sälgud, tõmbate kojad lahti ja siis sellise nii-öelda suurema, raskema asjaga koputate lihtsalt välja seemned. Meie piparkoogi küpsise tordi jaoks siis kohupiimale ma suhkrut ei lisanud. Et ma arvan, kui me kasutamegi siit järjest võtame piparkooki, kuna piparkoogis on endas on suhkrut, siis pudistame siia veel, pudistame vahekohad täis. Nii, ja siis paneme seda granaatõuna värskust siia vahele. Nii, järgmine kiht. Ja nagu ikka küpsise tordile kohane, oleks hea, kui ta seisaks vähemalt pool päeva, kui rohkem ei kannata, et ta ikkagist imaks niiskus sisse ja ta oleks hea ja pehme. Siis me võime ka siis mõned kuused siia kasvama panna külje peale. Paar tähekest ilus. Tarbime targalt!